Siit minu selja tagant algabki eestlaste paradiis ehk maksuparadiis, kuhu eestlased viivadki rõõmsalt sadu miljoneid eurosid. Vahetult enne nädala lõppu püüdsin siit Läti piiri ääres kinni Vabaerakonna esimehe Artur Talviku. Kas tulid siia varusid täiendama? Ei, kindlasti mitte. Me tulime Valga inimestega kohtuma. Meil on rännak, Vabaerakonna rännak Valgas ja need lood, mis me siin kuuleme, on muidugi päris jõhkrad, et elu või raha on kolinud Lätti või inimesed viivad raha Lätti, teevad seal oste ja riik kolib nagu siit ära või ütleme, riigi asutused kolivad siit ära, see on täpsem väljend. Ehk et kurb on seda kõike vaadata, mitte ainult kurb, vaid siin on vaja tõsiselt midagi ette võtta. Äkki olekski Valga inimestele parem, kui riik siit lahkuks ja inimesed rahule jätaks? No minu arusaamist mööda riik, see oleme kõik meie ise. Ja see, mis siin toimub, see on järjekordselt see näide, et riigiasutused või riigivõim ei suhtle inimestega. See on kõige suurem probleem täna Eestis üldse. Tehakse kuskil poliitilises klassis mingisuguseid otsuseid, millest inimesed absoluutselt aru ei saa. See ei ole tänase valitsuse süü, see on olnud pikemat aega. Ja pole nagu vahet, kui sa vaatad neid kartellierakondasid, pole nagu vahet, kes sinna pukki saab, sama lollid otsused tulevad ikka. Seda on vaja muuta. Nii nagu käivad Valgamaa inimesed Lätis alkot ja muud kaupa toomas, hakkavad nad ka peatselt sealt omale lapsi tooma, sest valitsus otsustas, et Valgas enam mingit sünnitamist ei toimu. See on minu meelest natuke karjuv, sellepärast, et kui me võtame sündi kui sümboolset akti, siis see peaks tähendama arengut ja edasiminekut, aga kui me nüüd sünnitusosakonna kinni paneme, siis me oleme nii otse kui kaude, et teid ei ole meil siia vaja. Surge ärga ja minge ära, aga see ei ole ju see riik, mida me tahame. Et me peame leidma erinevaid võimalusi, kuidas see kogukonnakeskus on need siis haiglateenused, koolid, lasteaiad siia alles jääksid. Esimene soovitus on kindlasti see, et inimesed, ärge jätke jonni, võidelge edasi. Te peate siia kindlasti kaasama kohaliku võimu, sest kui kohalik võim teiega koos ei toimeta, siis tema ütleb samamoodi, meid ei huvita teie tulevik. Ja seda tuleb siis Reformierakonnalt otse välja pressida, et mida te siin koha peal mõtlete. Hakkake lõpuks tööle. Teiseks, utopistlikum teema on see, et kas meil on olemas näiteks erakliinikuid, kes tahaksid oma filiaalidega siia tulla, kas või seda sama sünnitusteenust pakkuda. See oleks jälle märk, et kodanikel on võimalik mõjutada oma elu, me tuleme ise ja teeme, kui riik on nii abitu, nagu ta on. Kolmas teema, kas Valgal oleks võimalik regiooni keskuseks siin kujuneda? Kõik otsused peavad inimesest lähtuma, kas sellel inimesel on selle tulemusele hea või halb siin olla. Iga inimene on tähtis, on ta siis linnas või maal, aga maavili peab säilima. Sina kui Valgamaa elanik, mis sa arvad, kas riik peaks üldse lahkuma Valgast ja jätma kohalikud elanikud rahule? No viimaste sündmuste taustal mina olen tänasel päeval küll nii protestimeelne, et ma ütleksin, et jah, pange siis üldse omad kompsud kokku ja astuge minema siit. Sest kui te ei pea oluliseks kohalike kogukonna muresid ja ei toeta neid omalt poolt ja teete vastupidi liigutusi, mis väga selgelt minu arust näitavad vaenu ääremaade elanikkude suunal, siis milleks teid siia üldse vaja on? Ütleme nii, minu mõte on siukene.